töötamine Ida-Virumaal on üldse väga eriline, sest siin on tohutu vabadus, siin on tohutud võimalused karjääriks ja eneseteostuseks. Me asume praegu Virumaa kolledži automaatikalaboris. See on väga eriline labor selle poolest, et kui te näete, siin on hästi palju erinevaid stende ja tegelikult kõik need stendid on kokku pandud õppejõudude ja tudengite oma kätega. Et see on just see, mis iseloomustab Virumaa kolledži ja haridust ja rakenduskõrgharidust. Ehk meie tudengid teevad hästi palju oma kätega. Ja mida need stendid teevad? Need stendid tegelikult kujutavad erinevaid automatiseerimisprotsessi tööstusettevõtetes. Ehk iga stend on unikaalne, iga stendi peal on võimalik kas programmeerida mõnda kontrollerit, kogeda mingit erilist tehnoloogilist protsessi, mis ettevõttes toimuvad. Oluline on ka see, et need kontrollerid on just sellised, mida ettevõtetes on kasutusel, nii et selles mõttes väga unikaalne labor. Inseneriamet on üldse kõige põnevam amet, sest seda kuskile raamidesse panna lihtsalt ei olegi võimalik. Inseneriamet eeldab loomingulist, loovat mõtlemist, nagu öeldakse kastist välja mõtlemist. See nõuab erinevaid tehnilisi oskuseid ja teadmisi. See on, võib öelda, leiutaja, teadlane, inimene, kes suudab lahendada probleeme, kes suudab näha probleeme. Ja inseneri panus majandusse on just nimelt see, et muuta see majandus efektiivsemaks. Kõige suurem pudelikael teadmusmahuka tööstuse arengus praegu on eelkõige kvalifitseeritud spetsialistide puudus. Ja mida selleks teha, et neid spetsialiste saada ja et see teadmusmahukas tööstus areneks, on eelkõige tuua lähemale ettevõtted, organisatsioonid ja teadus-arendusasutused ehk arendada nendevahelist koostööd. Et teadustegevus toimuks nii ettevõtetes kui ka ülikoolid teeksid sellist teadustööd, mida on ettevõtetele vaja. Ja sageli väikeettevõtted isegi ei teadvusta sellist teadustöö vajadust, ehk ülikoolide missioon võiks seista ka selles, et selgitada ettevõtetele ja et väikeettevõtted just mõistaksid, et neil on ka vaja teadus-arendustegevust teha. Virumaa kolledž on väga hea tööandja ja seda on tunnustatud ka väljaspoolt. Mitmed inimesed, kes tulevad meile külla, nad alati ütlevad, et teil on nii soe ja sõbralik õhkkond. See tähendab seda, et meie enda inimesed hoolivad organisatsioonist. Virumaa kolledži roll maakonnas on väga selge. Meie eesmärk on koolitada insenere piirkonna ettevõtete jaoks, pakkuda teadus- ja arendustegevust koostöös ettevõtetega ja tegelikult pakkuda hästi suures mahus ka ümberõpet. Et siis me peame Ida-Virumaa inimestele ja tegelikult ka inimestele üle Eesti õpetama täiesti uusi teadmiseid, oskuseid, mida vajavad need ettevõtted, kes siia alles on tulemas. Ja teine suur väljakutse on muidugi teadus-arendustegevus ja teenuste osutamine ettevõtetele. Nüüd me panustame rohkem teadus-arendustegevusse. Et siin ka põhjuseks oli suurel määral siis õiglase ülemineku fond, seal on teadusmeede, kus rahastatakse just uurimisrühmade arendamist Ida-Virumaal. Kuna Virumaa kolledžis on olemas ka uurimisrühmad väga erinevates valdkondades, energeetika, keemia, robootika, siis on võimalik siia tulla ka teadlastel või siis doktorantidel ja osaleda teadustöös. Meie inimestel on võimalik panustada tulevikuprobleemide lahendamisse, olgu see siis CO2 väärindamine, ringmajandus, energeetika, vesinikuenergeetika, tuumaenergeetika, ühesõnaga neid valdkondi on väga palju. Virumaa kolledži vilistlased teevad ettevõtetes päris kiiresti karjääri. Me läheneme igale tudengile personaalselt. Ta tunneb, et ta on hoitud siin. Teiseks on meil hästi palju praktilist õpet.